Tere, mina olen Tanel Hirv. Käesolevas Hirvonomics osas uurime, kui intelligentsed on erinevad avaliku elu tegelased. Me vaatame eraldi Donald Trumpi, Elon Muski, siniverelist prints Harryt ning arvamusliiderit Jordan Petersoni ning Andrew Tate'i. Kui intelligentsed nad on võrreldes keskmise inimesega, võrreldes kõrgharitutega ning eliitkooli eliithipsteritega. Vaatame järgi. Kui hästi siis neil pea lõikab? Siin on loetelu erinevatest avaliku elu tegelastest ning ühiskonnagruppidest. Et selles osas me vaatame, kuidas see loetelu välja näeb, kui me need erastaksime intelligentsuse alusel. Kuhu me paneme Donald Trumpi? Kas intelligentse kui prints William, Harvardi tudengid, George Bush, linnapead, Mensa klubi, Andrew Tate? Kuidas see nagu loetelu välja näeb, kui me kõik need rahastame intelligentsuse alusel? See saab väga huvitav olema. Mis on kõige üldisemas mõttes intelligentsus? Intelligentsus on inimese võime abstraktsiooni mõista ja abstraheerida. See hõlmab võimet arutleda, planeerida, lahendada ülesandeid, mõelda abstraktselt, aru saada keerulistest mõttekäikudest ja õppida kiiresti. Nii, mis on intelligentsus koefitsient? Laseme Tartu Ülikooli professoril seda pikemalt seletada. Kuidas mõista IQ-d? See IQ nüüd üritab mõõta sellist vaimsete võimet ühisosad. On palju oskuseid, eks? Kui meil on lugemisoskus ja kirjutamisoskus ja see, kui palju sõnu me suudame produtseerida mingis ajaühikus, kui hästi me saame matemaatilisi tehtid ja kui hea meie mälu on, ruumilised võimed muidugi, kui meil on mingid kujundid, kuidas me neid suudame oma vaimusilmas pöörata ja aru saada, millised kujundid on sarnased, kolmemõõtmelised, millised mitte, et neid on tegelikult väga palju. Aga nüüd on juba üle 100 aasta tagasi, see oli möödunud sajandi alguses, oli selline teadlane nagu Charles Spearman, kes muutis neid asju põhjalikult ja pani tähele, et mis tahes vaimset pingutust nõudvad tegevused, kui inimesed panna neid tegema, siis need inimesed, kes kalduvad teistest veidi paremini ühe ülesandega toime tulema, kalduvad siis veidi paremini keskeltläbi ka mis tahes teise ülesandega paremini toime tulema. Mis sisuliselt tähendab seda, et neil on mingi ühisosa. Ja nüüd see IQ siis püüabki seda ühisosa osas neid inimesi eristada, et mitte mingite spetsiifilist võimet osas või selle osas, kuidas üldised võimed väljenduvad erinevates olukordades, vaid just selle ühisosa osas. Et see on nagu selle IQ testimise põhiidee ja saladus ka, et miks need testid töötavad, et nad mõõdavad tegelikult väga paljusid erinevaid asju ja siis leiavad need ühisosa. Et see on see põhiidee. Seda nagu niisama teha ei saa ilma testida, et palja silmaga me ei näe seda. Et selleks on vaja põhjalikke teste ja mida põhjalikum see test on, mida erinevamad laad ülesandeid ta sisaldab, seda täpsem see hinnang on. Mina ei ole professoriga nõus, et meil on vaja väga täpseid teste, et teada, kui intelligentsed on inimesed. Me oleme täpselt nii intelligentsed, kui intelligentsed asju me teeme. Et olemas psühholoogia haru, mis tegeleb sellega. See nimetatakse historiomeetriaks, et historiomeetria on meetod, mida kasutatakse ajaloolist ja biograafilist andmete kvantitatiivseks analüüsiks. Intelligentsuse kontekstis rakendatakse seda, et hinnata ajaloolist isikute vaimseid võimeid. Seda on rakendatud näiteks geeniuste uurimiseks ning Ameerika presidentide intelligentsuse mõõtmisel või intelligentsuse spekuleerimisel. Minu point oli, et miks me piirdume ainult geeniuste ning Ameerika presidentidega, et kuidas on lood arvamusliidritega, mafiadonnidega, linnapeadega, parlamendiliikmetega, kui intelligentsed nad on, et kuhu nad asetuvad normaaljaotuse peal. Siin on intelligentsuse jaotus, väga vähesed inimesed saavad väga vähe punkte. Geeniused esineb harva. Keskmine inimene jääb intelligentsuse normaaljaotuse keskele, et pooled inimesed on intelligentsemad kui nemad, pooled inimesed on vähem intelligentsemad.
68% inimestest jääb vahemikku 85–115. 95% inimesi jääb vahemikku 70–130. Ning 99,7% jääb vahemikku 55–145. See vahemik katab põhimõtteliselt kõik ära. Et kuhu me siin asetame need avaliku elu tegelased? Nii, vaatame kõigepealt, enne kui me lähme ürtsikate asjade juurde, vaatame, kui intelligentsed on kõrgharitud. Keskmine kõrgharitud inimene on 1/4, et ta on intelligentsem kui 75% inimestest. Kõige hilisemad andmed vähemalt ütlevad niimoodi, aga need on aastast 2006, et me täpselt ei tea, ma isiklikult arvan, et see on allapoole liikunud masshariduse tõttu. Siin on ka OÜtajad välja toodud. 104 või 105, et iga kolmas on vähemalt sama intelligentne kui keskmine OÜtaja. Et OÜtaja on intelligentsem kui 66% inimesi. Vaatame tudengit täpsemalt. Bakalaureuse sotsiaalia tudeng 105, et on kusagil siis siin. Esinemissagedus 1/3, intelligentsem kui 66% inimesi. Sama lugu lõpetanatuga 107, magistrandid 108, doktorandid 110. Doktorandid pole need enam, mis vanasti, et doktorantide 110 on siin, et see ei ole eriti palju. Intelligentsusega 110 inimene ei pruugi teada sõnu nagu liiderlik. Näiteks üks doktorant sattus meedia tähelepanu alla, kui ajakirjanik küsis, ei ostanud vastata, mida tähendab liiderlik, et pakkus liidriomadustega inimene. Tartu Ülikoolis saab vabalt eriala valida inimesed, kes saavad IQ skooriks 114-115. Et kui sa intelligentsem kui 85% inimesi, siis Tartu Ülikool saab sul vabalt eriala valida. Harvardi tudengi esinemissagedus on 1/18, et nemad on kusagil siin. Ja siis Tartu Ülikool peab ka andekaks, et neid, kes oleksid võimelised Harvardisse sisse saama, et üht inimest 18. Nii, suhtumisprobleemiga eliithipstereid eliitkoolides, nad arvavad, et jumala poolt välja valitud ja mida iganes. Ma leidsin internetist Prantsuse Lütseumi PISA tulemused, et nende põhjal on võimalik arvutada intelligentsuskoefitsient. Ja siis ma arvutasin, ma sain 115. See tähendab, et keskmine eliithipster on intelligentsem kui 85% inimesi, et iga 6 on vähemalt sama intelligentne kui keskmine eliithipster. Asjade suures plaanis seda ei ole palju, et neil ei tasu nii upsakas ja ennast täis olla. Sellega tuleb mulle meelde üks lugu, mida professor mulle rääkis. Ta on ammu pensionil, ma tohin seda rääkida. Et ta tundis ühe tudengi ära trepikojas, siis ütles, et kuule, et sa pead korduseksamile tulema, et sa kukkusid läbi, ja siis ta vastab, ma ei kuku läbi, ma olen Hugo Treffnerist. Vaatame Prints Harryt. Prints Harry ei ole kõige teravam kriitik, seda on isegi ajakirjanikud tähele pannud. Prints Harry kohta tegi väga detailse analüüsi üks Soome psühholoog. Prince Harry, and specifically Prince Harry's IQ and why it is so low. Now, in terms of estimating Prince Harry's IQ, my estimation is that it is something like 105. What do we have as the evidence of Prince Harry's IQ? Well, first of all, he got into Eton. Now, in general, the average IQ that would be necessary to get into a private school or a grammar school would be something like 110. However, it came to light in 2005 that the person that was marking his test was under a great deal of pressure to try and come up with ways to justify letting him in, and that he was looking for ways to give him points, and that he was he got in corruptly because he was a member of the royal family. But at that point, they didn't want to be too corrupt, so they wanted to be able to justify letting him in. So therefore, they were giving him points here and there, it seems, in order to get him over the line of approximately 110 and get him into Eton. So that makes me think that maybe his IQ was something like 105. Secondly, if we look at his A-levels, this is his school leaving certificate, these were not very good at all. He got a D in A-level geography, which is rubbish, which is embarrassing. It's particularly embarrassing if you've been to a school like Eton.
So to get a D at Eton, or even a B at Eton, is fairly embarrassing. And in art, he got a B. Now, there was then a legal case in 2005 where somebody was sacked from, a teacher was sacked from Eton, and she said that the head of art was basically did, or substantially did, Prince Harry's art A-level coursework for him, and particularly the written component of this coursework. Again, we wonder, well, how much of his geography coursework did the geography teacher do for him, which didn't come to light? So again, he probably got lower than that. He probably would have got a D in art or something like that, and maybe an E or a fail in geography had it not been for interference. The next piece of evidence that we have is his the fact that he was able to become an army officer and rise to the rank of captain in the army. Normally, the minimum level necessary to IQ necessary to become an army officer in the UK is 110. But again, we can see how there could be corruption involved. There could be ways of getting him over the line. There could be a testing effect and whatever. So I would say, therefore, that a reasonable thing is to say he has an IQ of something like 105. Now, some people say, oh, well, that's too high. I don't agree that's too high. It's very rare that a person with an IQ of 100 or 105 is put in public and asked serious questions and has to defend themselves and whatever. So of course he comes across as of low intelligence, but that's because normally we don't see people of that level of intelligence having detailed conversations in the public arena. It simply doesn't really occur, except perhaps on the occasional reality TV show. So I think 105 is quite reasonable. Et siis 105 Prince Harryle. Et iga kolmas on vähemalt sama intelligentne kui sinivereline Harry. Et tavaline keskmine inimene, et ei midagi erilist. Williamiga on teine lugu. Tema saaks väga edukalt hakkama eliithipsterite koolis, et oli üldiselt väga hea õpilane. Ja siis, kui ta sõjaväkke läks või sõjaväeakadeemiasse, seal tehti ka intelligentsustest, et kui Harry sai 4 punkti 10, siis William sai 7, et sõjavägi ütles, et Williami tulemused very good. Et 115, 120 tundub nagu usutav. Et iga 6 oleks sama intelligentne kui Prince William. Vaatame Rootsi poliitikud, et kui intelligentsed on poliitikud keskmiselt, et intelligentsem kui keskmine inimene, aga mitte eriti palju. Et kohaliku omavalitsuse kandideerija oleks kusagil siin 107, et omavalitsuse volikogu liikmed 109, linnapead 113, et see on siis esinemissagedus 1/5, et linnapead on intelligentsemad kui 80% inimesi. Parlamendisaadikud 115, et keskmine eliithipsteri tase, et ei midagi erilist, et intelligentsemad kui 85% inimesi. Et tegelikult seda riigi juhtimiseks, seda on tegelikult liialt vähe. Et 115 ei ole palju ja parlamendisaadikutel võiks ikkagi see tulemus kõrgem olla. 115 ei ole palju. Vaatame John Gottit. Tema oli Gambino Cosa Nostra perekonna Don. Ta lõikas pea üsna hästi. Tema gümnaasium, kus ta käis, kus ta üle aru muidugi aega ei veetnud avalikustas tema intelligentsustesti tulemuse, et see oli 110. Et ta lõikas pea hästi, et oleks väga edukalt ülikoolis hakkama saanud, et see on keskmise kõrgharitud inimese tase. Võrdluseks tavakriminaalid on selgelt alla 100. Et enne kui me liigume edasi veel kõmulisemate inimeste juurde, te peate panema subscribe, teavitused, like, follow, share ja mis iganes, mis mu meelest ära läks. Okei, me vaatame siis Jordan Petersoni, Elon Muski ja Andrew Tate'i. Siin läheb väga huvitavaks. Elon Musk on väitnud, et tema intelligentsuskoefitsient on 155. 155 normaaljaotuse peal oleks siis kusagil siin. Jah. Võrdluseks Mensa klubi, et üliandekate klubi, mis on maailma kuulus, sinna pääsemiseks on vaja ainult 130, et ainult 130, see on jutumärkides loomulikult. No Jordan Peterson on väitnud, et temal on 147, siis on kusagil väitnud 156 ja nii edasi. Andrew Tate on väitnud, et tema oma 148, et no I don't buy this bullshit. Ma ei usu mitte ühtegi neist. Et vaatame siis, kas Jordan Peterson on siis Jumala poolt välja valitud ja internetifoorumides on seda arutatud, et kui intelligentne ta on. Vaatame ühte klippi.
What is my IQ? It's less than it used to be because it declines as you age, quite a lot. So you start getting stupider from an IQ perspective at about 22 or 23. I don't know what my IQ is. I had it tested at one point. It's in excess of 150, but I don't know exactly where it lands. I'm not overwhelmingly intelligent from a quantitative perspective. I think my GRE scores on the quantitative end of things were about 75th percentile, which isn't too bad given that, you're competing against other people who are going into graduate school. But there's a big difference between 75th percentile and 99th percentile, and I think that's where I was verbally. And so I would say I'm not particularly gifted mathematically, so I struggled with statistics. I eventually figured it out, but it certainly didn't come to me easily. Mina seda ületab 150 juttu ei usu, mul on 4 head põhjust selleks. Esiteks, 150 on ülikõrge tulemus, tõesti ülikõrge. Meeldaks sellist tulemust nagu Tarmo Soomerelt või kelleltki. Et see jätab nagu mulje, nagu tuleks internetitesti teinud. Inimesed vahel teevad internetis IQ-teste ja need testid on nagu, kõik ei ole päris ausad, ütleme nii. Ja siis et tulemused, mis inimesed saavad, seal on tihti nagu utoopilised. Selles mõttes, et saad selle numbri 145. Ja see tundub nagu ilus number, aga statistiliselt on see äärmiselt ebatõenäoline. See on 3 standardhälvet üle, kui 145, 3 standardhälvet üle populatsiooni keskmise, mis tähendab, et selle esinemissagedus on, ma peast ei oska öelda, aga umbes võib-olla mõned 10 000 inimesest saavad sellised, kui sul on tõesti põhjust mõelda, et ma olen nagu erakordne inimene, et Eesti populatsioonis on ainult mõni minusugune, siis see 145 on nagu, ma võiksid uskuda. No teiseks, jah, intelligentsus väheneb, kui me vanemaks jääme, aga intelligentsus testide skoor ei vähene. Asi on selles, et neid skoore normitakse vanuse järgi. Et kui sa saad noorena selle skoori, siis sa saad vanana ka põhimõtteliselt sama skoori pluss miinus mõõtmisviga. Et intelligentsuse skoorid on väga stabiilsed aja jooksul. Ajalooliselt peetakse inimest geeniuseks, kui ta saab rohkem kui 40 punkti. Ja siis Peterson väidab, et ma saan 156 ja ma olen raskuste statistikaga. Et ma arvan, et Jordan Peterson ei ole jumala poolt välja valitud, et ma arvan, et GRE Eesti tulemuste põhjal, et reaalsem on pigem 135, et ta lihtsalt ajas tuimalt kägu inimestele. Andrew Tate, et ma pakuks 110, et mul ei ole põhjust uskuda, et ta oleks intelligentsem kui John Gotti oli. Et ta saaks ülikoolis hakkama, võtame mõne eestlase ka vahelduseks. Siin on Tarmo Soomere, et ma arvan, et tema intelligentsuse skoor oleks üle 145. Miks ma arvan niimoodi? Kui ta noorem oli, siis ta sai häid kohtasi matemaatika olümpiaadidel ning osales ka üleliidulistel olümpiaadidel. Et Eestis olümpiaad võita, siis sa pead olema parem kui ülejäänud sinu kohordist. Ainult selle põhjal määrata intelligentsuse skoor, see oleks kuskil 175. Ja siis me teame Spearmani uuringute põhjal, et kui hästi erinevad õppeained korreleeruvad üldise intelligentsusega, et matemaatika korreleerub 0,75, aga kuna olümpiaadidel käimine on äärmuslik erijuhus, siis ma arvutasin 0,65 ning sain tulemuseks 46, et tundub usutav. Kui sul on tõesti põhjust mõelda, et ma olen nagu erakordne inimene, et Eesti populatsioonis on ainult mõni minusugune, siis see 145 on nagu, Siin on Charles Murray, et tema tulemuse ma arvutasin akadeemilised Eesti tulemuste põhjal, mille ta avaldas. Akadeemilised Eesti tulemuste põhjal on oleks tema intelligentsus koefitsient 137. Et see oleks kusagil siin, et Murray lõikab ikka pea väga hästi. Okei, vaatame siis asepresident Trumpi, et olgem ausad, Elon Musk juhib seda kõike, et Trump on asepresident. Ja on põhjust arvata, et Trump on kõige vähem intelligentsem USA president viimase 50 aasta jooksul. Miks ma arvan, et Trump on kõige vähem intelligentsem president viimase 50 aasta jooksul, on see, et kuidas ta varjab oma akadeemilised Eesti tulemusi. Et mitte mingil juhul ei tuli ülikool avalikustada tema tulemusi ja tema hindeid.
et tekib küsimus, et mida tal varjata on. Eksperdid analüüsisid presidentide sõnakasutust ja siis leidsid, et Trumpi sõnakasutus on kõige lihtsam. Ja siis ka teises uuringus on Trump täielik punane latern, et sõnakasutuse poolest, et sõnavara on kõige lihtsam. Ning selle põhjal ma arvaks ka, et Biden ei ole kõige teravam kriitik. Ka Bideni sõnakasutus on selgelt alla teiste presidentide taset. Ja ma pakuksin asepresident Trumpile 108 ning Bidenile 117, 115. Okei. Elon Musk kusagil väitis, et on 155 või midagi taolist, aga autobiograafias väitis, et tema akadeemilise testi tulemus oli 1400 punkti selles SAT-testis. Selle põhjal on võimalik arvutada intelligentsuskoefitsient, et mina saan 133. Kuna Musk on nagu patoloogiline valetaja, siis valetas üks kord, ma kahtlustan, et ta valetas ka autobiograafias, et tegelikult ei ole 133, et tegelikult on vähem. 133 muidu oleks üks inimene 100 umbes. Et intelligentsem kui 99% inimesi, aga ma ei tea, kahtlane. George Bush 125. George Bushiga oli see lugu, et kui ta presidendiks sai, siis oli skandaal või propaganda või laim, et kõige ebaintelligentsem president viimase 50 aasta jooksul. Ja siis Bush ütles, et kulke, ma õppisin Yale'i ülikoolis, eliitülikoolis, et te võite minu akadeemilisi neid hindeid vaadata ja akadeemilise testi tulemust. Ja siis eksperdid vaatasidki ja ütlesid, et 125, et üks inimene 20 saaks sellise tulemuse, et korralik hea tulemus. Bill Clintonil lõikas ka pea väga hästi. Et ma pakuksin Bill Clintonile rohkem kui 125, et ma pakuks 132, et esiteks ta sai Georgetown ülikooli stipendiumiga, siis ta valiti Pi Beta Kappa klubisse, et ta oli täielik priimus oma kursusel, siis ta võitis Rhodesi stipendiumi ja sai õppida Oxfordi ülikoolis, siis peale seda õppis Yale'i eliitülikoolis, siis veel oli Arkansas ülikoolis õigusteaduse professor või lektor, et jah, et Clintonil lõikab pea väga hästi. Kennedy, müstifitseeritud Kennedy, et tema tegi IQ testi, kui ta gümnaasiumisse astus või high school'i, mis seal Ameerikas on, et seal oli 119, et intelligentsem kui keskmine parlamendi liige, et see on 1/10, et intelligentsem kui 90% inimesi, et väga hea tulemus või hea tulemus ikkagi. Microsofti asutaja Bill Gates, tema tegi põhimõtteliselt ideaalse akadeemilise testi, et 1590 punkti 1600 võimalikust, see annaks siis intelligentsuskoefitsiendiks 141, et seda on ikka väga palju juba, et see on teada, et ta tegelikult ka ise programmeeris ja jändas selle Microsoftiga algusest peale, et ei ole põhjust kahelda. Muski tulemuses ma kahtlen, Bill Gatesi omas ei kahtle. Nobeli laureaadid, et on keskminest 45, et see on üks inimene 700, üks inimene 1000 umbes. Kui teades, et Nobeli laureaatide keskmine on 145, et seda on isegi mõõdetud hästi eminentsete professorite näitel, kui väga te usute Jordan Petersoni väidet, et tal on see üle 150? Mina ei usu, üldse mitte. Vaatame nüüd Francis Galtonit, kellega ma esitlust alustasin. Tema oli geneetikatee rajaja, tema tuli välja keskmisele taandumise reegliga, et kui sa teed mõõtmisi ja saad äärmusliku tulemuse, siis järgmised mõõtmised on palju lähemal keskmisele. Siis tema tuli ka välja standardhälbe kontseptsiooniga, tuli välja logaritmitud normaaljaotusega, tema leiutas ka koeravile, tema tuli välja ka esimeste synoptiliste kaartidega, mida kasutatakse ilma ennustamisel. Ma arvan, et sellise inimese intelligentsus pole võimalik mõõta testidega, et hoomamatu geenius. Ja nüüd lõpetuseks, kuidas see siis pingirida siis välja näeb? Meil on siin keskmised inimesed 150 protsentiilil, täpselt sest keskmine inimene on täpselt, ma tean, keskel. Tudengid väga lähedal keskmisel inimesel, eriti sotsiaal- ja valdkonna omad, ei midagi erilist. Prints Harry, mitte midagi erilist. Donald Trump on minu hinnangul vähem intelligentsem kui linnapead ning parlamendi saadikud, et ta ei ole kõige teravam kriit poliitikute seas. Doktorandid on
mitte nii intelligentsed, kui nad vanasti olid, et näiteks 40-ndatel olid doktorandid palju intelligentsemad, siis oli ka kõrgharidus vähem levinud. Andrew Tate, 110, tavaline Eesti kõrgharitud inimese tase, keskmine parlamendi saadik saaks vabalt valida Tartu Ülikoolis eriala, eliithipsterid 115, 115 ei ole eriti palju, et ei tasu nii õhku täis olla. Tartu Ülikool kuidagi ande 224, Mensa klubisse saab 130-ga, Elon Musk kusagil 130 lähedal ma pakuks, ma ei usu, et 133 on. Jordan Peterson, mina seda 150 juttu ei usu. Mida me siis teada saime? Avalik elu tegelased pole kaugeltki nii intelligentsed, nagu nad väidavad. Need, kes tulevad välja ulmeliste numbritega, tavaliselt ajavad teile tuimalt kägu. Ka doktorandid pole nii intelligentsed, nagu inimesed kipuvad arvama. Ning gangsterid on intelligentsemad, kui üldiselt arvatakse.